pole ju sisse jätta, nii et mina pole nõus. Kui te pakute, oleks tänu. Rahvale tahab räägida natuke niimoodi. Instagramile ja kõigil on eraldi kanal või need kaamerad, jah? Nii, kõik on nüüd, mind on vist kuulda, ma ise ennast kuulen väga kenasti. Alustame siis. Tere tulemast võrdse kohtlemise ala viimasele paneelile sellel arvamusfestivalil. Ma loodan, et teil on olnud huvitavad 2 päeva ja ma loodan, et te olete valmis siis viimasele paneelile kaasa elama nii nagu kõikidele teistele eelnevatele. Meeldetuletuseks, kes siia nüüd siis tulnud on poolkogemata kohale jalutanud, me hakkame arutlema ahistamise üle kõrgkoolides. Me toetume selles arutelus Eesti üliõpilaskondade liidu uuringule, mille nad sel kevadel avaldasid ning vaatleme seda, kas ja kuidas ahistamisteemasid peaks käsitlema, kuidas ahistamist kõrgkoolis ennetada ning kes selle eest vastutavad. Minu nimi on Heliis Nemtsits-Veritse, mina olen Ekspress Meedia ajakirjanik, kõrgkooli teemadel olen kirjutanud, ahistamisest küll natukene vähem, aga sellegi poolest. Tutvustaks ka meie kohalviibijaid, tutvustage ennast ise ja ma tahaks, et te võib-olla paari sõnaga ka tutvustate, kuna me toetume tänase paneeli vältel selle uuringule, mis teie jaoks oli see kõige nii-öelda olulisem õppetund või väljavõtmise, mida saad välja võtta? Tere kõigile, minu nimi on Aet Kuusik ja ma töötan Feministeeriumis. Ma olen Feministeeriumis üks toimetajatest. Ja ma ei tea, ma peaks kõigepealt vist tänama seda üliõpilaskondade liitu, et see uuring on üldse tehtud, sest ilmselgelt on seda uuringut vaja, ma lugesin seda eile ja mis mind seal üllatas, ma ei tea, me oleme ise Feministeeriumis kogunud MeToo kampaania ajal ahistamislugusi Eestist ja neid tuli meile kuskil võib-olla 60-70 ja see ülikoolide uuring ei erine sellest pildist väga palju, mis meie nendest lugudest
saime, et see probleem on ilmne, sellest tuleb rääkida, väga tänan, et me sellest räägime. Tere, mina olen Katrin Niglas Tallinna Ülikoolist, üsna pikka aega juba teadusprorektor olnud ja ma arvan, et see fakt ise, et Tallinna Ülikoolis on olnud nooremapoolse naisterahvasena teadusprorektor juba pikka aega räägib selle normi või arengute teemal, aga selle uuringu juurde tõepoolest kuna ikkagi niisugusel juhtival ja vastutaval positsioonil, siis see üks mõtlemiskoht kindlasti on, et kui palju on vaja reguleerida ja kui palju on muud meetmed ja niisugune nii-öelda evolutsiooniline, toetav, nõustav areng, see, mis meid edasi aitab sellest kohast, kus me oleme ja teine, mis mind isiklikult võib-olla emotsionaalsemalt pani mõtlema, on ikkagi see piiri küsimus, et siin on ilmselt see subjektiivne taju ikkagi väga erinev, olenevalt mis positsioonis, kui tugev, kui see suhtlemissituatsioon on, et see pilkude küsimus oli küll minule niisugune, mis pani mind isiklikult mõtlema, et ilmselt ikkagi sinna äärmusesse ei tahaks ära minna, kus me kõik käime silmaklapid peal ja jumala eest, et ei julge vaadata, äkki ta mõtleb midagi, et kuidas seda keskteed leida. Mina olen Eeva Kliimann ja ma olin üks uuringu eestvedajatest, et mul oleks palju öelda kindlasti selle konteksti kohta ja näiteks Aadiga väga nõustun. Ja konteksti kohta veel seda, et iga kord, kui midagi jälle üles kerkib, kas tegime selle uuringu või kas või see Pealtnägija lugu, siis jälle helistavad inimesed ja kirjutavad, sest nad tahavad rääkida, neil on südamel need lood ka, mis on juhtunud tegelikult võib-olla 20 aastat tagasi, aga ikkagi ülikoolis. Aga kui midagi uuringu kohta sisulisemalt öelda, siis võib-olla seda, et me uuringu autoritena ka ikkagi tõdesime, et meie vastajad olid selles mõttes huvitatud vastama ka natuke kallutatud põhjustel, eks ole, et kas neil oli sellega kogemusi või vastupidi, nad tahtsid meile öelda, kui vähe see ikka probleem on. Aga juba see näitab, kui halvas olukorras me oleme, et ikkagi meil oli kallutatud vastajaskond ja teadlikkus sellest, mis ülikoolides on. Meil on võib-olla saab öelda üks ülikool, kes on midagi rohkemat teinud, et ka selle ülikooli üliõpilased näiteks on ikkagi väga vähe teadlikud sellest, et neil üldse midagi on. Nii et kas meil on dokument sahtlisse kirjutatud või kas selle ümber on ka mingit tegevust toimunud, see on ikka väga suur vahe. Mina olen Rain Kooli Rahvusringhäälingu ajakirjanik ja kui nüüd seda uuringut lugesin, siis mulle jäi ka silma täpselt kaks asja, et üks on see, et seal oli ikkagi väga selgelt toonitatud, et tegemist on mitte väga hästi mõõdetava ja mõõdikutele alluva nähtusega. Ta on subjektiivne ja see ei ole üldse mitte positiivne asi, sellepärast et see teeb tast juba oma olemuselt mingites olukordades ikkagi hägusa nähtuse ja kehvasti kuidagi tõesti mõõdetava või nagu joonlauaga tükeldatava. Aga teine asi, mis mulle jäi sellest uuringust ikkagi silma, oli see, et Eesti kõrgkooli, ja see oli ka halb üllatus, et Eesti kõrgkoolid aastal 2020 ei tundu ikkagi väga erksad või väga tundlikud selle teemaga tegelema või seda teemat kuidagi juba struktuurselt käsitlusse võtma. Tervist, Tanel Kiik, sotsiaalminister. Minu jaoks see teema on jah selline võib-olla ühest küljest hästi kahetsetundeid tekitada, et ma olen ise olnud ülikoolis alates 18. eluaastast, täna olen ametlikult tudeng, et hakkad mõnes mõttes mõtlema ka selle peale, et kui palju ise võib-olla oleks pidanud mingil hetkel märkama, sekkuma, selle tähelepanu juhtima, sest need olukord ikka ju elus tuleb ette, võib-olla isegi mitte ilmtingimata alati ülikooli seinte vahel, aga laiemalt. Mis puutub seda uuringut, siis sealt torkas silma mõnes mõttes sarnane vastuolu, mis läbivalt ühiskonnas ehk, et inimeste osakaal, kes on nii naiste meeste arvestuses kokku puutunud sellega, on alati suurem kui see, kes peab seda probleemiks. Ja siis tekkiski kahjuks tunne, et kus maalt ta siis probleemiks muutub, et kui palju seda peab siis olema, et natuke seksuaalset ja soolist ahistamist on siis nagu okei, ja siis kuskilt maalt on piir, et see nüüd on liiga palju ahistamist või. Et see pigem peaks olema koht, kus me ühiskondlikult lepime kokku, et null on see piir, nii nagu me räägime siin minu poolest joobes juhtimisest, et natuke juua enne rooli istumist ei tohi ja natuke ahistada ka järelikult ei tohi. Et see vastuolu jäi silma. Ja teine asi, mis puudutab üle siin
kaaspanelistide mõtted, et ülikoolid ise pole aktiivselt sellega tegelenud, et siin on ühest küljest hästi arusaadav ka, et kui esimene ülikool, kes avab nii-öelda, eriti kui saab olema üks ülikool, mitte nii-öelda tervikuna, teatud, et me hakkame nüüd jõuliselt tegelema seksuaalse ja soolise ahistamisega ülikoolis, et siis automaatselt tekitab ju tunde, et ahah, et väga suur osa ühiskonnast, kaasa arvatud ma kahtlustan meediast, eeldab, et nüüd on mingi suuremat sorti jama seal, eks ole, veel väga laiaulatuslik probleem, et see niimoodi fookusesse võeti, eks ole, ehk et siin peaks olema pigem selline võib-olla heas mõttes siis üle välja kokkulepe, et sellega tegelevadki kõik ja teatud süsteemselt sarnaste reglementide alusel ja järgi ja mitte nii, et tekib niisugune tunne, et ülejäänud ülikoolid vaatavad kõrvalt, ütlevad, et meil ei ole seda probleemi, et te seal võite uurida, et ju teil on jama, eks ole, et niipidi see ma arvan ei toimi. Ma teen enne kokkuvõtte kuulajatele ka nagu spordireporterlikult kokkuvõtte, millest me üldse räägime, mis need numbrid on, sellepärast numbrid ei toonud teist mitte keegi välja, aga ma leian, et siin kontekstis on need numbrid ka olulised, mis see uuring siis välja tõi. Kõigepealt nagu juba selgus, siis tõepoolest räägiti soolisest seksuaalsest ahistamisest. Seksuaalne ahistamine kui termin on paremini selge, sooline natuke vähem. Vastanutest pidas 12% soolist ahistamist probleemiks, seksuaalset, sellest vaid pool. Seejuures üle 72% vastanutest nentis, et neid on vähemalt ühtemoodi ahistatud. 72%, see on siis 7 inimest 10, see on meeletu. Kuigi tõepoolest Eeva ütles, et seal on teatav kallutatus selles metodoloogias, kuid sellegi poolest see hulk on nii suur. Mis see siis vähemalt ühtemoodi ahistamine tähendab? See tähendab seda, et on kas siis sooliselt kuidagi ahistatud, kas tehtud mingeid ebasobivaid nalju, märkusi, saadetud e-kirju, võetud sotsiaalmeedias ühendust või siis tervelt 14,7% vastajatest tunnistas, et neil on olnud ka füüsilist laadi ebameeldiv kokkupuude siis kõrgkoolis ning 10% nentis, et seda on juhtunud rohkem kui ühel korral, mis on päris suured numbrid. Ma nüüd hüppan tagasi selle juurde, et kui 72% on kuidagi tajunud ahistamist ja vaid 12 nendib, et see on probleem, siis mis on valesti, kus on jäänud tegemata ennetustöö? Eeva, palun siis täienda ja vasta. Ma kõigepealt siis täiendaksin, et tegelikult see Tartu Ülikooli võrdse kohtlemise juhend ikkagi oligi nagu seotud ühe kindla juhtumiga, mida ikkagi meedia lahkas ja siis hakati seda juhendit looma, et see ei saaks olla isegi spekulatsioon, et seal nagu midagi toimus selles mõttes. Aga kui nüüd vastata sellele küsimusele, siis peab muidugi kommenteerima sellist metodoloogilist aspekti ka, et inimesed küll vastasid, et neil on neid juhtumeid olnud, mis uuringu tegijate perspektiivis oli ahistamine, aga nende jaoks ei pruukinud tõlgenduda alati ahistamisena. Aga ennetustöö aspektis siis ega ülikoolis sellega tegelikult ei tegelda, et kuna me tegime ka rektoraatide seas küsitlust ja kui näiteks mõni rektoraat oli seal välja toonud, et neil toimuvad a la sellised kursused, siis need kursused olid tegelikult, ma ei tea, mingi riik ja sugu või midagi sellist, eks ühesõnaga täiesti tavaline üliõpilastele pakutav, võib-olla vabaaine, võib-olla mitte, ma ei tea, sooteadustega seotud kursus, mis tegelikult eraldi ei sihista seda probleemi ja ühtegi sellist nagu koolituse taolist asja üliõpilastele ka suunatud ei ole. Selles mõttes, et see teadlikkus sellest probleemist juba selles mõttes, et kui inimene esimest korda vastab mingile küsimusele, siis paljudel on arvamus, et ülikool on teatud mõttes parem kui ülejäänud ühiskond. Seda ütlesid ka paljud üliõpilased, keda me küsitlesime. Nii et võib-olla see on ka osalt nagu selline kaitserefleks, et kaitsta, ma ei tea, haritud inimesi, intelligentsi ülikooli, ükskõik mida. Rain? Ma arvan, et kui sa küsid, et kus on probleem, siis probleem on tegelikult palju kaugemal. Probleem on selles, et kui me vaatame Tallinna kesklinnas ringi, siis kõigi nende pilvelõhkujate keskis tundub küll, et meil see üleminekuperiood justkui on ammu juba läbi, aga tegelikult on Eesti endiselt, ma julgeks öelda, et selline riimveeline ühiskond, et päris ei ole ikkagi veel teatud mõttes kaasaegne lääne ühiskond, vaid me oleme teel ja meil on hästi... Aga mida saaks teha, et me jõuaks sellesse faasi kiiremini? No midagi saab teha, aga mitte väga palju, sellepärast, et kui nüüd mõelda Lääne-Euroopa peale, eriti vana Euroopa Liidu peale, siis ega ühiskonnad tulid teisest maailmasõjast enam-vähem samamoodi välja. See, kuhu on tänapäeval jõutud kogu soolise võrdõiguslikkuse ja
ja ahistamise vastasuse teemal ja nii edasi. See on ju pikaajalise protsessi tulemus. See algas 60ndatel aastatel, kestis läbi 70ndate ja alles 80ndatel võib-olla sai tõeliselt hoo sisse. Nii et mingil tasandil on seda võimalik forsseerida ja korraldada koolitusi, lisada teadlikkust, infokampaaniaid, aga mitte lõputult, sellepärast et sa saad tegelikult ju ajaliselt pikka protsessi suruda ainult teatud piirini kokku. Ja kui sa küsid, et mida teha, siis see eeldabki nagu väga süsteemset metoodilist tegevust, mis oleks siis, nagu Tanel ütles, väljaülene, et ei ole niimoodi, et üks kõrgkool hakkab sellega tegelema. Ma just tahtsingi küsida Taneli käest, sellepärast et paljud üliõpilased, kes siin publikus ka praegu viibivad, tahavad tegelikult küsida. Sa ise ütlesid väga kenasti, et joobes juhtimisega me tegeleme riiklikul tasandil. Meil on kampaaniad, me ennetame. Miks me siis ei tegele ahistamisteemadega nii aktiivselt? Jah, eks kindlasti poliitiliselt, kui me räägime, siis omajagu, ütleme, nendes valikutes on ju seda ühiskonna ootuse tunnetamist. Ehk et kui on tunnetus, et ühiskond eeldab, et meil kehtib nulltolerants mingis valdkonnas, on sama joobes juhtimise näide, on see mis tahes võib-olla liikluskuritegude näide, siis sellega tegeleb ka riik aktiivsemalt ja mõnes mõttes käib see nagu teistpidi, ehk et kui on selline ootus ja tunnetus, et ühiskond on siin lõhki ja ühiskond päris ei tea, et osa inimesi nagu tahab tegeleda, teine ütleb, et see on pseudoprobleem, siis väga tihti on ka poliitikutel lihtsam jääda sinna keskele, ütelda, et taunimisväärne, hukkamõistu väärt, eks ole, tuleks muuta ja siis vaikselt edasi minna. Et eks ma arvan natuke seda on, et see ei ole nagu vabandus, et nüüd poliitikud peavad ootma, kui ühiskond järgi jõuab, et see on alati selline debatt, mis ma tihti pean ka oma kolleegidega, et öeldakse, et riigijuhid ei tohi käia liiga kaugel nagu ühiskonna ees, eks ole, et peab olema nagu mõistlik distants, aga nad tohiks nagu päris sabas lohiseda, eks ole, et selline tunnetuse tekkine võib-olla, et minu meelest nõus, et sellega tegelikult liiga vähe, ma tean, et kui me räägime nüüd konkreetselt uuringust, siis see peaks olema laual ka 10. septembri soolise võrdõiguslikkuse nõukogus, mis on Sotsiaalministeeriumi all, mida juhib siis Rainer Kattel, kus on ka tegelikult nii rektorite nõukogu esindajad, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid ja mis arutasime tee peal siia sõites ministeeriumi ametnikega, et võiks sinna kaasata kindlasti ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja eraldi veel, et oleks võib-olla kõik nagu ühes infoväljas, et kindlasti see ei ole mingisugune selline nüüd piisav tegutsemine, aga ma arvan, et selline pidev erinevate rinnetel tähelepanu juhtimine, kas või sama tänane üritus, igaüks annab oma sellise panuse selleks, et ka seda teadusesse rohkem viia, võib-olla inimesed mõtlema hakkaksid. Nagu ma ütlesin ausalt alguses, et olles ise olnud suuruseks 10 aastat ülikoolis, siis ega väga palju see teema peale üliõpilasena kunagi mõelnud ei ole, et nüüd hakkasin mõtlema, et võib-olla oleks pidanud mõtlema, et hakkad tagasi mõtlema kuskile 18-19 aastasena ülikoolis käimisele, siis eks neid juhtumeid ikka oli, aga väga keegi kuskile ju kaevama ei lähe, eks ole, et kes tunneb ennast võib-olla halvasti mõne nalja pärast või kes tunneb ennast tudengipeol kuskil, et pigem see käib ikka nii, et minnakse eluga edasi ja pööratakse teine poiss ette tihti. Aet, ma tahaks sinu käest küsida, ma märkasin, sa oled midagi ka lisada, aga mul on ka küsimus. Tanel rääkis väga kenasti järjekordsest ümarlauast, mis kokku kutsutakse, hakatakse siis palli veeretama erinevate seltskondade väravasse. Kes selle eest nagu päriselt peaks vastutama? Kas peaks olema üks ühtne mingisugune üksus, kes ahistamisteema eest veab, nendest teemadest räägib ning neile tähelepanu juhib? See vastutuse küsimus on väga hea küsimus, et tahakski rohkem rääkida üldse ühiskonnas vastutusest ja mitte nii palju süüdlasest, kuigi ahistamise kontekstis on kindlasti olemas ka süüdlane. Aga kui me räägime, mida saab teha või kes peab vastutama, see ahistamine või üldse, kuidas me käitume omavahel ja kuidas me suhtume vägivalda, mida me peame vägivallaks. Sellest samast uuringust tuli ju välja see, et inimesed on kogenud endale väga ebameeldivaid olukordi, mida nad mõnel juhul on nõus nimetama ahistamiseks või rünnakuks, aga väga paljudel juhtudel nad ei ole seda, nad arvavad, et see on lihtsalt ebameeldivus, mis käib kuidagi eluga kaasas. Et ma olen ka ülikoolis õppinud 2 astmes ja ma olen neis mõlemas kogenud ahistamist, et jah. Kas tohib küsida, mis sa siis tegid? Kas sul oli kuskile pöörduda? Ei, mul ei olnud kuhugi pöörduda ja see oli võib-olla natukene kõrvale jääv olukord sellest, mida selles uuringus
käsitleti, et ma tõesti ei ole ülikooli majas kunagi ahistamist kogenud, aga see oli praktikal, aga see oli ikkagi seotud ju ülikooli, praktika tööandja juures on samamoodi seotud õppetööga. Mul ei olnud aimugi, mida ma peaksin tegema. Ja inimesena, kes ei ole mees, ma kuidagi püüdsin lihtsalt sellega toime tulla, et okei, selliseid asju juhtub tööl, selliseid asju juhtub tänaval, ma ei tea, peol, kus iganes, et ju siis nagu tough luck on ju, et nii läks, lähen eluga edasi. Ja et ma nagu väga ei mõelnud, kas sellel on mingisugused pikemad või mingisugused sügavamad tagajärjed. Aga kes selle eest peab vastutama ahistamise vähendamisega ühiskonnas? Ma ei oska neid kõiki institutsioone ja inimesi ette lugeda, et ma arvan, et kõik inimesed peaksid selle eest vastutama. Ja see ju algab ju kodust ja see algab, ma ei tea, lasteaiast ja koolist, et kindlasti ei pea olema need ülikoolid need, kes ainukesena korraldavad ahistamisvastaseid kampaaniaid ja räägivad, et kuidas on viisakas omavahel suhelda, ma ei tea, üliõpilaste ja õppejõudude vahel või üliõpilaste vahel nagu omavahel. Aga üks asi, mis viimasel ajal paar korda on olnud ju meedias, on see seksuaalhariduse andmine lasteaedades. Et meil ei ole lihtsalt see küsimus, et kas me kuidagi räägime inimestega oma kehast, sellest, kes nad on, mida neile öelda üldse on nagu sünnis või mitte, vaid meil on ka inimesed, kes tahavad, et seda ei tehtaks mingisugusel põhjusel, mis on neile selge. Et kes vastutab, ma ei tea, ma arvan, et me kõik vastutame, aga vahel tõesti tuleb ka pöörata tähelepanu sinna, et seda progressi või edasijõudmist ka tagasi pöörataks. Katrin, ma tahaksin sinu käest küsida seda, et kohe varsti algab uus semester. Nüüd on need uuringutulemused olnud teada juba üle poole aasta. Kas Tallinna Ülikoolis on plaanis midagi nüüd ette võtta, kuidagi nende teemadega uuel semestril pisut targemini tegeleda? Mul on juhuse tahtel hästi hea siin vastata, selles mõttes, et ma saatsin just eile ära sellise pealkirjaga paberi, mis läheb avalikule arutelule 25. augustil Tallinna Ülikoolis ja see on Tallinna Ülikooli hea akadeemilise tava juhend. Selle kõige esimene versioon ja selles mõttes, et kui nüüd sa rääkisid siin sellest poolest aastast, siis meie see eetika töörühma rektor moodustas 2019 aasta alguses, nii et tükk aega varem, kui need tulid ja siin võib-olla siis vähemalt Tallinna Ülikooli või ülikooli tervikuna pisut rehabiliteerides, et ainult ühes ülikoolis on üldse midagi tehtud, siis päris tõsi see ei ole. Küsimus on ilmselt selles, et kuhu me oleme jõudnud, kuidas me näeme neid protsesse, et millises küpsuse faasis me oleme valmis välja minema ja Tallinna Ülikoolis oleme me sellist kaasavat arendustegevust ja kaasavat juhtimist juba mõnda aega praktiseerinud, ma ütleks, ja see võtab aega. Selleks, et need erinevad osapooled saada ümber laua ja siis niisugune tervik või vähemalt siis esialgne tervik välja saata, mille üle siis laiem arutelu tekitada, nii et meil on eetika töörühm olnud. Nüüd tõepoolest me vaatame seal neid teemasid väga laialt ja see sooline ahistamine või sooline või seksuaalne diskrimineerimine on üks alaosa sellest tervikust. Kas selles 25. augustil tuleb arutelu alla sõna ahistamine, sooline ahistamine, seksuaalne ahistamine terminina või tuleb arutelu alla konfliktide lahendamine, õppejõu ja tudengi vahelise suhete lahkamine, mingi selline pehmem vorm? Seal on sees need märksõnad, meil on ettepanek Tallinna Ülikoolis selline ametikoht nagu võrdse kohtlemise volinik, mitte soolise võrdse kohtlemise volinik, vaid võrdse kohtlemise volinik ja selles kontekstis ja selle ametikoha niisuguses esialgses kontseptsioonis on ka need niisugused tugevamad märksõnad kõik sees. Rain,
see, mida Katrin kirjeldab, ei ole väga läbipaistev avalikkusele. Ma tahaksin küsida sinu hinnangut sellele, et kas see isik, kes lahendab neid probleeme, peaks äkki olema väljastpoolt ülikooli, kelle tegevus oleks läbipaistvam? No ühest küljest jah, kiiresti peale vaadates võiks see justkui nii olla, aga teisest küljest ma ikkagi tahaksin nagu pikemas perspektiivis näha seda, et ülikoolid juba tervikuna, kogu organismina võtavad seda probleemi tõsiselt ja kuulutavad seda sama nulltolerantsi. Ja muidu päris lihtne on tekkima selline olukord, kus me justkui vastandume sellele organisatsioonina sellele ühele inimesele, et ta tuleb väljastpoolt, on justkui nagu, ma ei tea, politsei mingi sisekontrolli osakond ja ta on suhteliselt ebapopulaarne mingite inimeste hulgas ja satub seetõttu olukorda, kus ta võib-olla isegi suudab midagi vähemalt paberil ära teha, aga kus organisatsiooni tegevuskultuur ei muutu ja seda pean mina ikkagi nagu selle asja võtmeks, et kõikide kõrgkoolide ja rakenduslike kõrgkoolide ja ülikoolide tegevuskultuur peab tervikuna muutuma ja seda üks politseinik nii-öelda ikkagi muuta ei suuda. Eva, kui sa seda uuringut läbi viisid, siis seal oli täpselt samad küsimused tegelikult sees. Mis oleks tudengite enda hinnangul see kõige optimaalsem lahendus, et nende probleemidega tegeleda? Aha, okei. Eks neid lahendusi ei ole nagu üks, selles mõttes see pole mustvalge küsimus. Erinevad ülikoolid vajavad ka pisut erinevaid lähenemisi, aga lihtsalt ma tahtsin öelda selle juurde, et menetluse loomine on võib-olla üks esimesi samme, eks ole, aga kõige olulisem on selle juurde ikkagi see, et see ei jääks ainult paberiks, et näiteks kui tuleb see võrdse kohtlemise volinik, eks ole, et siis tema ülesandeks loodetavasti siis ka koos juhtkonnaga ja ülejäänud kooliperega oleks ka tegelikult see ennetustegevus või millegi eestvedamine, mis käsitleks seda ennetustegevust selles mõttes, et kui me ainult selle menetlemise juurde jääme, siis tegelikult sellest inimesest saabki selline sisekontrolör, kellega keegi väga suhelda ei taha või siis, ma ei tea, selline lugu nagu Tartu Ülikoolis võib sellise kõrvaltvaataja pilguga öelda, et menetleja on, eks ole, nii-öelda akadeemiline sekretär. Kas akadeemiline sekretär tundub üliõpilasele positsioon, kelle juurde ta julgeks pöörduda, kui tal mingi mure on? Ma ütleks, et kui mina oleks Tartu Ülikooli üliõpilane, siis ma ütleks pigem ei. Ta on selline väärikas vanem meesterahvast tihtipeale, kes asetseb oma struktuuripositsiooni poolest ka seal rektoraadi juures, eks ole. See ei tekita must tunnet, et ta kindlasti mõistab mu muresid ja tahab neid heasoovlikult lahendada. Et see inimene peab olema selline inimene, kellele saab läheneda ja lisaks peab seal olemas juures ka see nõustamise kiht kindlasti. Et kui üliõpilane sellise positsiooni pandud, siis talle peab andma adekvaatset infot, võib-olla ka psühholoogilist tuge. Ja selles mõttes ka nende nõustamiskeskused võiksid võtta teatavat vastutust selles küsimuses, mida kahjuks seda uuringut läbi viies me strukturaalselt ei näinud, et seda tehakse. Oli inimesi, kes olid selle teemast entusiastlikud, peab ütlema, et pigem väiksemates kõrgkoolides, kus need inimesed ongi üksi, neil ei ole tegelikult seal ülejäänud töötajaid või nõustamiskeskust kõrval, aga pigem seda teemat ei nähta see näiteks nõustamiskeskuse teemana või ma usun ka, et akadeemiline sekretär Tartu Ülikoolis tegelikult ei näe, et see on tema kõige olulisem tööülesanne, eks ole, et tegelikult see ennetustegevus, mis seal ümber on, ikkagi inimeste teadlikkuse muutmist, organisatsiooni kultuuri muutmine ja kindlasti ka juhtkonna positsioon selles suhtes, et see oleks üldse läbivalt teema, millega ülikoolis tegeletakse. Jah, ma kõigepealt riskin korraldajad pahandada, et siin teljal on ruumi veel, kes väga märjaks saab, võiks julgesti tulla, me võtame koomale. Mis puudutab neid teemasid, siis tahaks kommenteerida seda laiemat küsimust ka, mis käis siin kas või lasteaedade kohta tõesti või selline seksuaalharidus, et ma siiski arvan, et ühiskond siin liigub selles mõttes heas mõttes edasi, et progressil alati on mingi seltskond, kes seisab vastu, nad ise ei saa aru, et nad on progressi vastu, nad arvavad, et nad on mingisuguse millegi väära, halva vastu. Retroperspektiivis selgub, et oli nii, et need muutused olid nagu mõistlikud ja vajalikud. Selles vaates, et kui me hakkame näiteks sama seksuaalhariduse küsimust, on see lasteaedades, koolides lahkama, siis paljudel esimesega ehmatavad, eks ole, et see on kuidagi kummaline, mis mõttes lastele lasteaias.
ja nii kui sa panete sellesse teise nagu nii-öelda näitesse, eks ole, et see töö, mida ka Sotsiaalministeerium teeb ja mida teevad väga palju ohvriabitöötajad üle Eesti ja politsei, et kuhu see võib viia, kui laps aru ei saa neist asjadest, kui laps aru ei saa, mis asi on seksuaalsus, mis asi on lubatud käitumine, mis ei ole lubatud käitumine. Ehk et seesama laps, keda lapsevanem püüab kaitsta nii-öelda selle töötaja eest või siis ütleme nõustaja eest, tegelikult võib sattuda just nimelt kuriteo ohvriks või oma elus hiljem olukordadesse, kuhu lapsevanem ta kunagi elus panna ei tahaks. Ehk siin hästi palju sellist selgitust ja vajalikkust võib olla, aga ma arvan, et me siin selles mõttes liigume edasi, et ma ei näe küll, et sa viitasid, et tuleb kaitsta seda, mis on, sellega ma olen väga nõus, aga ma ei näe, et oleks ühiskonnas või valitsuses või kus tahes sellist jõudu, mis seda kõike nüüd tagasi pöörama hakkaks, et noh, nii on. Lasteaedadest rääkides, nagu me räägime siis tulevasest põlvekonnast 20, 30, 40 aasta pärast, kes on siis targemad ja paremad, aga kas nüüd seda praegust onu einotamist ei saagi nagu ümber pöörata või? Ikka saab, see on keerulisem, lastega lihtsam, lapsed on võib-olla õppimisvõimelisemad. Aga tegelikult tulebki kõigiga, see mõte ongi üle välja, eks ole, ehk et tegelikult tegeles lastega, seda automaatselt ju ka lapsevanematega, aga nemad viivad ennast paremini kurssi sellega ja loomulikult sellist ühiskonna teadlikkust tuleb tõsta igal tasandil, kaasa arvatud onu-Heino tasandil ja ma arvan, ka seda on tegelikult tehtud. Et selles vaates mina tahaks tulla selle voliniku koha juurde, mis Tallinnuga mainis, igal juhul nagu tunnustada, et Eestis nii nagu meil on, eks selle soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, et see, et ülikoolid ise pööravad tähelepanu sellele tõesti laiemalt võrdsete võimaluste tagamisel, on see mis tahes diskrimineerimise alused, on see puuetega inimesed, on see erinevas vanuses tudengid, on see tõesti ahistamisjuhtumid, et see on igal juhul positiivne, et see, kas see peab olema, kas see on nagu parim lahendus, täiuslik lahendus, eks see selgub töö käigus ja see on hea loomulikult, kui see tehakse koostöös nii-enda tudengkonnaga, üliõpilaste esindajatega ja leitakse ühiselt, et milline see ametikoht olema peab. Siin korra kõlas ka enne, et kes peaks vastutama nagu riigi tasandil, et meil on väga lihtne ütelda, et me võtame endale vastutuse või mingi muu, aga selge on see, et kui me räägime ühiskonnast tervikuna 1,3 miljonist elanikust ja kõigist valitsemisaladest, siis tulebki lähtuda seadusest ja seaduse järgi see ongi kõigi ministeeriumite kohustus enda valitsemisala raames soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist edendada ja seda tulebki nagu nii võtta. Ehk et seda tööd tuleb teha nii haridusasutustes, nii siseturvalisuse valdkonnas, nii kohtunikkonnas, juristide seas ja teeme meie igapäevaselt, et omalt poolt oleme alati valmis nõuga ja jõuga aitama absoluutselt juhendite koostamise, reglementi tegemisel, selliste institutsioonide loomisel, aga seda ütelda nii-öelda mustvalgelt, et homsest alates on nii, et kõik, kellel on mured, siis mina isiklikult lahendan, et sellist julgust või ütleme tühja lubadust ma siin anda ei tahaks. Ühesõnaga, neid teemasid ei saagi või sealt vaibalt välja tuua, et kui isegi riik ja seda debatti eest ei vea, te ise ütlete praegu või sotsiaalministrina, et nende teemadega justkui ei saa tegeleda, siis miks me siia kokku tulime? Kus ma seda, et ma ütlesin vastupidi, et kõik viimsedki valitsemisalad peavad sellega tegelema, minu lause, vastavalt seadusele. Ütlesid just, et sellega ei saa nii pea tegeleda, et selleks on vaja koguda erinevaid jõude, erinevad asutused peavad omavahel koordineerima, kõik selline, nii nagu sinna käib. Aga Eeva, ma tahtsin, sul oli kõigepealt kommentaar, remark millegi kohta. Ei, ma täiendaksin seda lasteaia teemat, et see ei ole kusjuures üldse irrelevantne, sest et me 20 aasta pärast saame lasteaias need lapsed võib-olla sinna ülikoolidesse või kuhugi, aga ma ei tea, 6 või 5 või 4 aastaga lähevad meil need lasteaiakasvatajad ülikoolist välja, nii et see on väga oluline, mida me esiteks neile õpetame, milline organisatsioonikultuur on ülikoolides ja millised õppekavad tegelikult täide viiakse selles mõttes, et see, mida riik ette annab, on üks asi, see, kas need kasvatajad või ma ei tea, õpetajad koolides oskavad tegelikult rääkida seksuaalkasvatuse teemadest või mingitest muudest üldpädevustega seotud teemadest, on ju täiesti ülikoolide kätes. Selles mõttes on ülikoolid võib-olla just üks nagu võtmekohti haridussüsteemis üleüldiselt, miks seda teemat ei peaks nagu nimetama nagu kogu ühiskonna teemaks või tegelikult ülikool just peakski olema, kes alustab seda teed tegelikult ja meile ütleb ka seda ju võrdse kohtlemise seadus, kes paneb haridusasutustele eraldi kohustuse selle teemaga tegeleda ja olla selle juures eesrindlik. Katri, ma tahtsin küsida sellist asja. Kuna sina ülikoolis töötad ning puutud seal üliõpilaskonnaga ja õpetajaskonnaga, õppejõuskonnaga tööle kokku, siis kas sinu hinnangul võtavad kõik õppejõud ja kõik ülikooli töötajaskond seda probleemi tõsiselt?
oi, kui sa küsid, et kas kõik, siis kohe kindlasti mitte, et issanda loomad on kirju ja ülikooli, see on ka erinevate tõekspidamiste ja erinevate lastetubadega, nii nagu me rääkisime siin Nõukogude lasteaiast ja toast. Et selles mõttes seda ma ei saa kindlasti öelda, kui siin oli püstitatud, et kas see on norm, kas ahistamine on norm või on see ikkagi üksikjuhtumid, siis ma julgen küll enda kogemusest öelda, et see norm Tallinna Ülikoolis vähemalt kohe kindlasti ei ole olnud. Ma olen Tallinna Ülikoolis ka 88. aastast üliõpilane olnud ja kõik need positsioonid läbi käinud, mind on ennast saatus hoidnud, aga et ma ei saa öelda, et mul oleks seda kogemust, aga sellise samm-sammult rohkem juhi või teiste eest vastutavatele positsioonidele olen ma väga palju õppinud seda, et me peame õppima oma mullist välja vaatama, et kui minul on hea ja minu perekonnal on hea, siis see ei tähenda, et kogu maailmal on hea ja kui sa oled sellel positsioonil, siis sa pead selle vastutuse võtma ja sa pead kuulama ära, isegi kui see võib-olla on väga ekstreemses teises servas sinu senistest arusaamistest ja kuskile keskpõrandale selle juhina, siis ühe või teise tasandi juhina kokku tooma ja inimestega siis läbi rääkima ja kokkulepped tegema ja siis ka nendest muidugi järgima, et neid kokkuleppeid, kui ühed või teised rikuvad, aga ma arvan küll, et minu jaoks siin on tõesti selline üldisem, et ma alati või vähemalt siiamaani panen selle probleemi ikkagi teiste suhtlemis- ja juhtimisprobleemidega, et millist juhtimiskultuuri me tahame, mis sinna hulka kuulub, millist suhtlemiskultuuri me tahame ja kui siin enne oli, et kas me saame midagi ära teha või ei saa, siis minu jaoks kõigis nendes teemades on see proaktiivne oluliselt nagu pikas perspektiivis mõjusam, et loomulikult ühel organisatsioonil peavad olema rohkem või vähem lahti kirjutatud menetlusprotseduurid, et kui midagi on juba juhtunud ja igas ajahetkes see, kus see iseenesestmõistetavuse piir läheb, et meil on ju Eestis seadused ja küll me siis lahendame, et see ajas nihkub ja need arusaamad, aga selle temaatika laiem ülevalhoidmine ja nende erinevate kultuuride siis, mida ma mainisin taustal, see minu jaoks väga oluline enda tunnetus on see, et see tugevama ja nõrgema positsiooni mõtestamine, et ilmselt on tegelikult väga raske inimsuhetes ja elus tõmmata joonlauaga sirget joont, et siin on see, siitpoolt on kõik valge ja sealtpoolt on kõik igas olukorras must, et see, mida ühes suhtlussituatsioonis me saame endale lubada ilma, et see oleks kellegi diskrimineerimine või ahistamine, sõltub ilmselt sellest, et kui võrdsel või ebavõrdsel positsioonil on ühes ja teises dimensioonis need suhtlejad, et see ametlik hierarhia, et kas mina olen ülemus ja sina oled üliõpilane või see kõige madalama pulga töötaja on ainult üks, et tegelikult me oleme rääkinud siin nendest oludest ja et me ei sünni võrdsetena, me ei sünni võrdsetesse tingimustesse ja selle arusaamine, et kui sa oled siis olnud nii palju hoitud ja õnnelik, et sina oled tugevamaks saanud või tugevam ja oskad seda siis see missioon toetada teisi, mitte olla siis selle võrra arrogantsem ja ülevalt alla vaadata, vaid suhtuda nii, et kui mina olen mingis mõttes tugevama positsioonil, siis ma oskan vaadata ja oskan toetada neid, kes ei ole nii tugeval. Sa rääkisid musta ja valge joone tõmbamisest, mis ei ole võimalik. Ometigi täpselt seda üliõpilased paluvad ülikoolidelt. Uuring tõi välja, et ülikoolid võiksid võtta seisukoha õppejõu ning tudengite intiimsuhete asjus. See on nüüd selline võib-olla standard, mis on meile tuttavam võõrastest anglosaksi kultuuriruumist. Kõigepealt ma paluksin kuulajatel võib-olla käega märku anda sellest, kas teie hinnangul on see mõistlik, kas õppejõu ja tudengi vahelisi intiimsuhteid saab ülikool omalt poolt reguleerida. Kes arvab, et jah, saab, tõstke palun käed.
nüüd ma küsikski teie käest, mis teie arvate, kas ja kuidas ning kas üldse vajalik on? Ma võin äkki alustada, et kusjuures me uuringus nagu ei ütle, et me peaksime seda keelama või midagi, eks ole. Esimene asi on see, et räägime läbi, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Mida võiks kindlasti keelata, nagu minu enda isiklikust perspektiivist, on väga selge sõltuvussuhtega, suhte puhul näiteks juhendaja ja juhendatav, sealjuures olevad intiim- või ärisuhted. No me lihtsalt teame lugusid, kus need lood lähevad halvasti, võib-olla lähevad ka väga hästi, kes seda teab, aga kui palju me kaotame sellest, kui need on keelatud. Variant, mida saab veel lisaks teha, on see, et organisatsioonis on kokku lepitud, et kui sul on suhe, siis ülikool teab seda, mis lihtsalt jällegi maandab riske, mis sellega suhtele võib kaasa tuua, näiteks nõrgema poole positsioonist siis. Ja võib-olla vahepeal ka tugevama poole positsioonist. Mulle ka tundub, et kui on politsei või kaitseväe taolistes hierarhilistes süsteemides ikkagi keelatud taolised suhted, et hierarhiat on kõrgkoolis samuti ja mõnel puhul on ta lihtsalt nagu tugevam kui või sellist nagu omavahelist sõltuvust ja miks mitte siis võib muidugi vaadata seda asja ka niimoodi, et õppejõuga magamine on inimõigus, aga mul on tunne, et tegelikult neid juhtumeid ei ole nagu nii palju, et me massiliselt tallaksime kellegi õigusi jalge alla, kui see keelata, et pigem ma näeksin ikkagi selget lipukirja ülikoolidelt, et kui aga kas see on ainult magamine või võiks see piir juba kuskil enne olla? No, just, et sa oled, nüüd me jõuame tagasi selle hägususe juurde ja siis võime vaadata nagu asja ka teistpidi, et sellest, et kuidas ühiskonnas suhtumine on hägus kogu teemasse, räägivad ka kõik need lood, ma ei tea ausalt öeldes, et kas need on tõsi või mitte, aga vähemalt oma alma materi Tartu Ülikooli kontekstis oli ikka lugusid sellest, et olid mingid kindlad õppejõud, kelle eksamile minnes lühikese seeliku ja paljastatud põlvedega oli võimalik paremaid hindeid saada, et kes keda seal nagu ahistab siis või et seal on justkui selline nagu hierarhiline suhe või sõltuvus hoopis nagu vastupidiseks pööratud, et selles mõttes, et kuhu see piir jälle tõmmata, et on maru keeruline, et jah, intiimsuhted võib ära keelata, aga kas komplimentide tegemist ma tahaks lihtsalt lisada sellele seda, et sellele hägusa piiri jutule, et tegelikult needsamad ahistamise definitsioonid, soolise ahistamise ja seksuaalse ahistamise definitsiooni järgi ju on ära määratletud, et ahistamine on ahistamine siis, kui selle tagajärjel on tekkinud kahjustav toime sellele ohvrile või ahistatule, isegi siis, kui see polnud niimoodi mõeldud, et just see toime, need kontekstid on muidugi erinevad, kõiki asju me peame arvestama kontekstis, aga just see toime on oluline, mida see ohver pidi kogema või mida ta tundis või kuidas talle kuidas teda koheldi, et see lühike seelik või inimese individuaalne riietus, maitse-eelistus minust ei puutu absoluutselt asjasse. Ei, aga nüüd me räägime natuke erinevast asjast, sellepärast, et ma ei rääkinud sellest, et ahistamist tuleks kuidagi häguselt defineerida. Küsimus oli selles, et mida ära keelata reaalselt ülikoolis, kas tudengi ja õppejõu vaheline intiimsuhe tuleks ära keelata. Ja see, kui on õppejõud ja miniseelikust tudeng, siis see õppejõud on endiselt võimu suhtes, tema suhtes kõrgemal positsioonil kui miniseelikust tudeng, et ülikool ju ikkagi on töökeskkond, see on ju õppimiskeskkond, see on õppejõududel on tohutu mõju üliõpilaste elule, nende edasisele elukäigule ja professionaalsetele valikutele ja me sealt uuringust ka lugesime, et ahistamist kogenud inimesed ju vahetavad eriala, nad vahetavad ülikooli, nad tulevad ära, sest et neil on nii parem, see säästab, või neil ei ole tõenäoliselt parem, aga nad säästavad ennast näiteks, tahavad säästa ennast stressist või mingist halbadest kogemustest või lähevad teise projekti või vahel nende eriala on nii kitsas, Eestis eriti, et kus neil ongi võimalik ainult koostööd teha selle ühe inimesega, et need on nagu, et see minu meelest see võimusuhte küsimus on hästi oluline ja see ei
me ei peaks keskenduma sellele seeliku pikkusele, vaid just sellele, kes on hierarhias, kellele suurem mõju tema elule ja ametialasele elule ja edule. Kui nüüd valesti kõlama ei jääks, siis seeliku pikkus oli lihtsalt näide sellest, kuidas vähemalt väidetavalt, jällegi ma olen kuulnud ainult lugusid, Tartu Ülikoolis oli võimalik kasutada seda sõltuvussuhet justkui ka nagu teistpidiselt, et oli teatud õppejõududelt väidetavalt võimalik nagu paremaid hindeid justkui siis seksuaalvõimu kasutades kätte saada. Mina ei tea, kas need on tõsised lood et me või peaks mitte. ühelt poolt keelama ära intiimsuhted ja siis teiselt poolt keelama ka tudengil Tinderis siis tõmmata seal sellele meeldivale poolele. Nii või? Jah, et on kindlasti ju neid juhtumeid ka, kus üliõpilased, eriti see sotsiaalmeedia teema on tõepoolest ju ka, et kus kommenteeritakse ka õppejõudusid, et ükski ei ole, et kuigi me oleme harjunud mõtlema mingisuguses traditsioonilises suunas, mehed ahistavad naisi, õppejõud ahistavad, siis tegelikult on päris elu ikka oluliselt kirjum ja kõigele sellele tuleb püüda terviklikumalt vaadata, aga ma tahtsin natukene võib-olla siis filosoofilisemalt tulla selle minu kõrvale, ma ütlen ausalt, natukene arhailiselt või meie kultuuri konteksti võõristavalt keelame ära. Ma ei tea, on see Eesti vanasõna või midagi muud, aga lukk on looma jaoks, et see keelame ära, leitakse ikka viise, eks ole, et kui me paneme kaalukausile, et kas me kujundame, et kas me keelame ukaasiga ära või me ühiselt võtame vastu, ütleme, et see on meie hea tava. Ja teeme selles mõttes mitmetahulisem, toome sinna juurde, eks ole, keelame mingi ühe akti ära, mis mõnes kontekstis on tore ja mõnes ei ole, või toomegi ja arutame ja räägime lahti selle sama, mis siin just kõlas, selle emotsionaalse poole, et mitte see akt ise, vaid see emotsionaalne pool on see, mis teeb sellest ühest või teisest toimingust ja kui me hoiame seda diskussiooni üleval ja ütleme, et see on meie hea tava, siis mina ise usun, et see on palju tõhusam pikas perspektiivis viis seda kogukonna ja institutsiooni mõtlemist ja kultuuri muuta ja ma ei näe mingisugust vahet siis nende, et kes on eksinud selle hea tava vastu või siis selle keelu vastu, et kui ta ei ole keelatud paragrahviga, et me siis ei saaks karistada või siis me ei saaks hinnangut anda sellele tegevusele nendest muudest oludest lähtuvalt, nii et selles mõttes ma tahtsin sellise mõttemaailma, mitte et seda peaks heaks kiitma, aga paragrahviga keelamise kõrval on teisi viise. Nii, väga huvitav arutelu oli. Mul jääb mulje, et ma vist olen siin laua taga, siin lauda ei ole, ainuke, kes usub ka sükses asja nagu romantiline armastus. Ehk hetkel kogu arutelu käis kuidagi selles valguses, et igal juhul see suhe peab sisaldama endas sellist teatud nagu ahistamise nüanssi või siis ikkagi mingit mõjuvõimuga kauplemise nüanssi, ehk et armastust ka ei saa keelata ikkagi, et nii nagu me räägime laiemalt ühiskonnas, ma arvan, et ka koolides seda nii teha ei saa. Pigem veel asi, nagu tudengid tegelikult ütlesid ka, et reguleerida, see reguleerimine pole keelamine tingimata, või nii nagu me teeme siin igasugused huvide deklaratsioone, aga mina täidan, eks ole, et sa panedki kirja, kui sul on mingisugune isiklik suhe või isiklik seos mõne tudengiga. Siin ma kindlasti ei pea silmas seda, et ma arvan, et on normaalne, kui on, eks ole, selline, ma ei tea, siis kõikvõimalikus vanuses ja kõikvõimalikus astmes läbisegi suhetes inimesed, aga välistada sellist olukorda, toome sama, on see magistratuuri näide, on see siis doktorite näide olukorras, kus inimesed võivad täiesti samas eas, võivad tegelikult tunda ennast juba varasemalt suhtes olla, eks ole, sattuda see olukorda, kus üks neist on tudengi rollis ja teine on õppejõu rollis ja võib-olla isegi anna ühiselt loenguid, ehk et sellist lauskeeldu, mulle tundub see ka siuke natuke nagu teine äärmus, et pigem peaks üle vaadata ja vajadusel on see siis sama volinik või kes tahes, kes hindab, et kas sellises juhul koosluses on võimalik olla samas loenguruumis või see eeldab seda, et konkreetne siis inimene peab vahetama eriala või mingil muul viisil neid asju lahendama, et oleks siin objektiivsus tagatud ja võib-olla sõltumatus, aga ma siin ka nagu sellist lauskeeldu ei usu, et mis siis see karistus on, et siis, et sul oma tunded alla, kui need on näiteks nii-öelda siirad ja öeldakse, et või vaheta ülikooli, et see tekitab siukse natuke nagu Romeo ja Julia efekti, et hakkame siin kuidagi õigeid ja valesid paare nagu ühiskonnas kehtestama. Kas ma nii palju tohin lisaks küsida, et kui on romantiline armastus tekib õppejõu ja tudengi vahel, kas siis võiks
see õppejõud loobuda selle tudengi õpetamisest? Või see ei ole Eesti kontekstis võimalik? Ma seda umbes viitasingi, et on see siis volinik või muu institutsioon, mis otsustab, et näiteks, et kui tal ilmselgelt on teatud mõttes, eks ole, huvide konflikt siin või selline, et siis kuidagi muud moodi lahendada, et kas konkreetne õppejõud ei hinda seda tudengit või on ta võimalik emal-kummal selle eriala vahetada, et see on nagu arusaadav, aga selline mustvalge lähene, ma arvan, et siin ei tööta. Eriala vahetamine muidugi on päris karm. Aga ma tahtsin täiendada, kui vahel saab aineid muuta näiteks. Eriala, ma mõtlesin valesti, ma mõtlesingi pigem seda, et võib-olla konkreetselt ainest ma loobuda, kuidas vaba ainega või mõne valikaine moodulis olema, eks ole, võimalusega. Et ma remargi korras täiendaksin, et see, et me räägime, et mehed ahistavad naisi, ei ole mingi traditsiooniline mõtteviis, vaid see on lihtsalt empiirika kahjuks. Rõõmuga ütleks, et see ei ole, aga kahjuks on see empiirika. Ja teine asi, mis ma tahtsin täiendada, on see, et meie uuringu sellises kvalitatiivsemas osas olid just need inimesed, kes olid olnud selles toredas romantilises suhtes, siis mõne oma alluvussuhtes oleva kolleegiga või õppejõuga või vastupidi. Need, kes arvasid, et midagi peaks olema reguleeritud, kuna nemad olid segaduses, nad ei teadnud, mida teha ja nad tegelikult oleksid tahtnud, et ülikoolil oleks mingeid lahendusi pakkuda. Aga nii lahendati siis seda enda mingitel viisidel või ei lahendatud üldse ja see tegelikult jäi kripeldama, et see meie nagu intervjuudes üles tuli. Et pigem jah, need bakalaureustudengid, keda me intervjueerisime, nemad ei pidanud seda oluliseks, kes ei olnud sellega kokku puutunud, pigem pidasid seda oluliseks doktorandid või õppejõud, et just inimesed, kes sellega pigem ise kokku puutuvad, on need, kes seda soovivad. Aga nad soovisid reguleerimist, mitte keelamist. Nad ei eeldanud seda, et ülikool ütleb neile, et minge nüüd laiali ja unustage üksteise nimi ära. Me ei keela armastust, me võib-olla keelame näiteks juhendamise suhte, kui me midagi saaksime keelata, eks ole. Armastusega seksi ei taha keegi keelata. Me räägime jälle nüüd, oleme selle reguleerimisega uuesti jõudnud selleni, et kuigi selle uuringu üks nagu põhilisi väljavõtu või neid järeldusi on see, et me peaks tegelema ennetamisega, et neid asju ennetama, harima, õppejõud, aga ka tudengeid, me peaksime looma need mehhanismid, kuhu teavitada, aga me oleme jälle jõudnud reguleerimise juurde, et kes siis seda tegema peaks, ega me vastust ei olegi saanud selle paneeli vältel. Ja siis ma pöördun Aet sinu poole, sellepärast, et sina tegeled selle teemaga igapäevaselt otsapidi. Sa enne ütlesid, sa alguses oled MeToo juhtumitega, sa oled neid kogunud. Mis nende põhjal sulle tundub ülikooli kontekstis, kus siis peaks see punkt asuma, kas ülikoolis sees, ülikoolis väljas, kuhu peaksid need inimesed pöörduma? Jaa, me kogusime neid lugusid, see oli väga huvitav aeg, aga ma leian, et ülikoolis võiks olla tõesti see, siin kõlas ka, et ülikoolis võiks olla tegelikult see usaldusisik, kes on usaldusväärne, kelle poole on turvaline pöörduda mis tahes soost inimesel ja mis tahes seksuaalsusega inimesel. Ja mida ahistatu tahab tunda või mida ta tahab kogeda, on see, et teda kuulatakse ära, see on üks asi, aga ta ikkagi tahaks, et sellega tegeletakse, et ta saab mingisuguse lahenduse või vastuse ja mis ei ole ainult selline deklaratsioon, kuigi ma üldse ei taha öelda, et nende dokumentide ja mingite kordade loomine on kuidagi, et seda ei peaks tegema, seda peaks kindlasti tegema, siis vähemalt need inimesed, need komisjonid, need seltskonnad, kes need loovad, siis nad mõtlevad nendele küsimustele, et küsimus on ikkagi muus, et kuidas levitada seda arvamust, et meil siin ülikoolis ei ole näiteks seksuaalsuse põhjal mingite naljade tegemine okei, et see on ahistamine seksuaalse identiteedi põhjal näiteks. Et selliseid asju saab ju tegelikult öelda välja või siis panna kirja kuhugi ja siis on alati olemas, kui mingi juhtum leitakse ja inimene pöördub selle usaldusisiku poole ja see ei tohiks olla tõesti mingisugune akadeemiline sekretär ega ka õppeosakonna sekretär, kes on väga, väga ülekoormatud inimesed. Et siin peakski ülikoolil olema see roll, et ta tähtsustab seda usaldusisiku vajadust ja sellest uuringust tuli välja ka ju, et need vaesed välistudengid, et nemad tahtsid tulla paljud sellesse uuringusse lihtsalt rääkima oma muredest välistudengiga, et see räägib ka ju sellest, et neil on puudu midagi seal ülikoolis ja üliõpilane on ju nii vajalik ülikoolile ja ülikool ka üliõpilasele, et kõik need küsimused on minu jaoks nagu selline natuke üks küsimus, et see vajadus lahendada kellegi ohvriks olemist
ja kellegi mingi muid õppeprobleeme, et neid tuleb ikkagi ära kuulata ja mitte lihtsalt ära kuulata, vaid ka selle vastu midagi ette võtta, et see inimene võiks tõesti olla ülikooli sees, aga ma arvan, et neid on liiga vähe, et see on mingi ressursi küsimus, millega saab siis tegeleda. Ja see inimene peaks olema, sellest uuringust tuli ju väga selgelt välja, et need inimesed, kes kõige rohkem kannatavad ja kes korduvalt kannatavad ahistamise all, on inimesed, kes on ka teiste asjaolude poolest nagu haavatavas grupis, näiteks soovähemused, seksuaalvähemused, naised. Et siin on see mõttekoht, et võib-olla võiks panna sinna, ma ei tea, kui ma ülikooli kunagi astusin, ma sain mingisuguse akadeemilise kalendri, et seal vahel ju võib olla mingisugune mingid reeglid, et me ei suhtle, me ei mõnita, me suhtleme alati kõigiga aupaklikult või kuidagi respekteerivalt ja me ei alanda selle tunnuse alusel, et võib-olla see on nagu üks mõte, et seda kasutatakse paljudes ülikoolides, mis ei asu Eestis. Et ma ei arva, et ülikool peaks õpetama kuidagi viisakat käitumist, aga ta peaks aru saama nendest probleemidest, mis seal ülikoolis sees on. Aga miks ta ei võiks õpetada viisakat käitumist? No see on üks vahend selleks. Sest ma mõtlen seda, et ma ei tea muidugi, ei ole tükk aega ülikoolis käinud, et kas tudengitele näiteks, kui esimene kursus alustab, et kas neile mingid ma ei tea, maja väärtusi tutvustatakse või et võetakse kõik esmakursuslased kokku ja öeldakse, et meil on majas sellised väärtused, meil on nulltolerants selle ja selle suhtes, eks, ja me põhimõtteliselt suhtume niimoodi nendesse ja nendesse väärtusküsimustesse. See oleks ju väga hea võimalus. Deklareeritakse kohe ära, et siis on pilt selge. Ma ei tea, vähemalt sellest uuringust tuli välja, et inimesed ei tea, mis asi on ahistamine. Et neil on lihtsalt ebamugav ja nad võib-olla, kui nad seda uuringut loevad, saavad aru, ma nagu kogesin seda ja mul on ebamugav, aga kuhu sellega pöörduda, mis asi see on, miks mul ebamugav on, et sellest nagu ei ole, selle peale peaks nagu mõtlema ülikool, et ma soovitan neid usaldusisikuid ja siis seda väikest checklisti, et mida meil siin majas tehakse, täpselt see majareeglid, väga hea. Räägime doktorantidest. Doktorantidest on väga palju räägitud just selle nurga alt, et meil on neid vaja ja neil on vaja doktoranditoetuseid, siin hiljuti tõsteti, osa sellest tõstmisest tähendas seda, et nad nüüd võetakse ülikoolidele palgale, mis teatavasti suurendab seda võimusuhet, mis on juba siin korduvalt läbi käinud, et võimu suhtes olemine paneb selle tudengi või selle doktorandi väga ebamugavasse olukorda, kui tuleb see situatsioon välja. Ja doktorandid tuli ka uuringust välja, on ka meediast korduvalt läbi käinud, just need ohvrid on olnud tihti doktorandid, kus see suhe on lähedasem, kus neid juhendajaid on üks, kus see nii-öelda ülemus, kõrgemal seisva õppejõud, neid on ainult üks tükk. Mis siin peaks muutuma või kas üldse saaks veel muutuda, sellepärast et see seaduse säte või eelnõu minu arusaamist mööda jõustub järgmisel aastal? Selles mõttes, et meil on kogu aeg olnud ja jääb olema see võimalus, et eksternina doktoriõppes osaleda ühel või teisel viisil, et aga... Mis lahendus see nüüd on? No selles mõttes, et kui ei taha üldse, et kui me räägime sellest sõltuvussuhtest, et me ikkagi ju võiksime võtta selle seisukoha, et okei, kui meil on täna probleeme, aga me oleme neid teadvustamas ja saame hakkama töö suhtes, et doktorant liikuda ühesõnaga mõttega siin, et doktorant on noor teadlane, noor töötaja, nii nagu enamuses maailmas on ja see, mis me tahame töökeskkonnas saavutada ja olla, et see kehtib loomulikult ja veel rohkem ka doktorantide ja noorte kolleegide suhtes laiemalt, et siin ma arvan, et nende doktorantide töölevõtmisega on suuremal osal, kui see niisugune alluvussuhe, hoopis teised probleemid, et nad teenivad mujal rohkem, kui ülikool suudab neile maksta ja see ülikoolipoolne surve, et me võtame su doktorandiks ainult siis, kui sa pühendud 100% doktoriõppele ja ei tee pooleteist koormusega
muid töid, siis see on see päris probleem tegelikult siin selle koha peal. Selles mõttes ma nõustun, et see tõesti on see päris probleem, sest praegusel hetkel, kui doktorant on siis selles kas või ahistamissituatsioon või probleem võib ka muus olla, mis tal näiteks oma juhendajaga, kes on samal ajal ka tööandja või mingi teadusprojekti hoidja, kelle projektis ta on, siis tal ei ole variant on tõesti eksternina oma doktorikraad lõpetada, see tegelikult ju ei ole päris sama, esiteks sul ei ole doktorandi staatus, sa ei ole üliõpiline, kõik teaduskonverentsid, mis sul võib-olla käimata jäävad, sest sa ei saa mingeid toorarahasid või ma ei tea, mida veel on ju, et see ei ole tõesti see lahendus, et meil oleks vaja ikkagi mingit riiklikku poliitikat, mis annaks üliõpilasele mingi vahendi. Ma loodan, et me oleme sinna poole liikumas, ma pole hetkel nii hästi kursis sellega. Aga lisaks on see sama asi, mida sa ise markeerisid, et meil on üks juhendaja, et see ei ole mitte ainult ahistamisega seotud, vaid tegelikult ka juhendamise kvaliteediga, et kõigil võiks olla vähemalt 2 juhendajat doktorantuuris. Ja sellega ma olen väga nõus, et see, mina küll julgen väita, et see sooline ahistamine või sooline diskrimineerimine on seal kogu juhendamisprobleemide paketi juures ikkagi väga väikene, et meil on siin lahendada küll ja veel seda, et need on teisi uuringuid selle kõrval, mis näitavad, et see ei ole muidugi ainult Eesti probleem, et isegi see siin teises oli just see, et vaatame kogu aeg Soome poole, et täitsa üllatuslikult väga värskest doktorantide uuringust, kus Tallinna Ülikooli doktorandid olid ka osaks, Helsingi Ülikooli doktorandid olid oluliselt halvemal arvamusel oma juhendamise kvaliteedist, kuigi ei olnud roosiline ka meie, nii et on pingutada. Tõid välja et riik peab siin jälle lahendusi tõmbama. Tanel, nüüd on jälle küsimus siis sulle. Mida siis riik neid lahendusi pakub? Ütled sa mulle jälle, tuleb kokku ümarlaud, aga kas seal on midagi veel? Et ikka riik teeb alati liiga vähe ja ausalt ka, eks selles vaates doktoritoetuste tõstmine on see kindlasti üks osa ju sellest võrrandist ja seda on ka jõudumööda tehtud, eelmise valitsuse ajal viimati oli suurem muutus, aga arvata nüüd seda, et selle töösuhte näiteks kaotamine, see kuidagimoodi kaotaks need muu mõjuvõimu suhted, seda ei juhtu tegelikult, et juhendamissuhe ja kõik see jääb ikka ja nii või naa jääb ülikoolile juhendajale siis ju teatud mõjuvõim, eks ole, ja otsustusprotsessi inimese akadeemilise käekäigu üle, sõltumata sellest, kas ta on lepinguga. Mõnes vaates võib öelda isegi, et see leping võib garanteerida teatud mõttes paremad tingimused talle, kuna töölepingule kohanduvad väga mitmed täiendavad seadused ja kohustused tööandja vaates, eks ole. Ja ka võimalused tööandja vastu sellisel juhul pöörduda hoopiski juba teises astmes võib-olla, mitte ainult juhendatavana. Nii et ma arvan, mina siin lahendust ei näe, aga ma kindlasti ei arva ka seda, et ülikoolid on üldse nii nüüd mustad asutused, eks ole, et kus millega suhtes olek on kuidagi automaatselt murekoht, on see juhendatava roll või on see siis töötaja roll. Et pigem siis sama lahendus peaks olema sama laiem, millest me rääkinud oleme, et ülikoolide enda sisemist on see reeglistikku teadlikkust tõsta, neile ka tähelepanu juhtida, siin ma arvan on paratamatult üliõpilastel väga tugev roll, on väga meedial. Et mis neil salata, kui vaatame kõiki neid juhtumeid, millest me oleme palju siin rääkinud, et ega asjad hakkavad reeglina kuidagi väga kiiresti liikuma siis, kui on kas oht, et asi jõuab meediasse või ta on juba jõudnud meediasse ja paratamatult see ühest küljest kõlab sellise fantaseerimisena, aga teisest küljest ta võib-olla näitab seda, et seda probleemi tegelikult tajutakse, kui see on ilmnenud ja saadakse aru sellest murekohast, sest vastasel juhul ju pandaks tuima ka siis, kui see ajakirjandusse jõuab, et pigem miks sellest ei taheta ise nii aktiivselt rääkida, tegutseda ongi see, mis ma enne viitasin, et ei taheta endale ka sellist kuvandit luua, nagu see probleem oleks kuidagimoodi eriti levinud. Et siin ütlesid, et nõukojad ja halvad asjad ümarlauad, aga ma arvan, et ilma nendeta ka väga palju ei saavuta. Tasub siin saab ülikool ju sellise novaatori kuvandi endale sellega, et me ei taha, et neid asju meile kunagi ülikoolis juhtuks, sellepärast me võtame selle juhtrolli ja ennetame neid juba eos, et see on selline turundusosakonna ülesandeks saab selle anda, kuidas seda kuvandi probleemi lahendada. Meil on siin vastutustundlikust ettevõtlusest räägitud päris palju, et miks meil siis vastutustundlikud, igatpidi vastutustundlikud kõrgharidust ei võiks olla. Nii, ma küsiks Rainilt viimase küsimusi omalt poolt ja siis ma võtaksin hea meelega küsimusi siit publiku poole pealt. Ma loodan, et olete aktiivselt kaasa kuulnud, kaasa mõelnud. Ma ei tea, kes siin Facebookis lubas jälgida meie ülekandes, kas seal on kommentaare tulnud või mitte.
aga Rain, küsimus sulle on see, et Tanel tõi ka välja, et meedia kaudu räägitakse nendest juhtumitest. Meedia on see, kes neid kajastab. Ometigi meediasse kardetakse pöörduda, nagu me oleme näinud siin eriti viimaste juhtumite taustal, siis pööratakse tihti anonüümsete kaebuste vastu see mõõgatera. Kui paljud juhtumid hinnanguliselt, mis sa arvad, ahistamisjuhtumid tegelikult ei ole jõudnud, ei ole väärinud kajastamist või ei ole saanud kajastamist? Sa mõtled sellistest juhtumitest, mida toimetus teab, aga jätab avaldamata või ei, ma mõtled mõtlen seda, et üleüldse? kus inimesed, tudengid on peljanud, nad pole ülikoolist abi saanud, aga nad pelgavad ka siis avalikkuse poole pöörduda. Ma kõigepealt ütlen selle meediarolli kohta, et see on ju positiivne, et midagi hakkab toimuma siis, kui ajakirjandus teema üles võtab, sest see näitab seda, et Eestis ajakirjandusel ikkagi mingisugune mõjuvõim veel on. Palju hullem oleks see, kui pandaks tuima, nagu Tanel väljendas, et kirjutatakse küll, aga pressikonverentsil naerame näkku ja jätame küsimustele vastamata, eks. Me teeme seda praegu lihtsalt või ministrid teevad seda nagu teises kontekstis. Aga mis puutub nüüd seda, et kui palju juhtumid jäävad varjatuks, selle kohta on ju erinevaid uuringuid. Seksuaalkuritegevus üleüldse on siiski peidetud kuritegevuse liik ja need, mida mina olen lugenud, andmed on päris murettekitavad, et see seksuaalkuritegevus, mis üleüldse jõuab kas politseini või siis nende usaldusisikuteni või kelleni tahes, moodustab ikkagi nagu Jäämäe veepealse osa, et see on hinnanguliselt vist teate paremini 5–10% heal juhul. Ehk siis see tegelik juhtumite arv on vähemalt 10 korda suurem alati ja sealt tulebki nagu otsida seda vastust küsimusele, et kui paljud juhtumid siis jäävad varjatuks. Jah, tegelikult Rain õigesti mainis ära selle PPA rolli ka siin ja mina tahaksin politseid selles vaates küll tegelikult tunnustada, et Eestis siin on liikunud väga jõuliselt edasi, et me teeme ise väga tihedat tööstused läbi ohvriabi Politsei- ja Piirivalveametiga ja teeme koostööd loomulikult Justiitsministeeriumi ja teiste valitsemisaladega, mida see puudutab, et kindlasti inimesel ei ole valida ainult kas ülikool või meedia, ehk et siin on sõltuvalt olukorrast, eks ole, kui on tõesti tegemist tõsise juhtumiga, mitte eks ole enam mingi remargiga, mis seaduse järgi kahjuks ei ole täna väga palju vastutusele võetav, vaid on tegemist füüsilise juhtumiga, siis kahtlemata on Politsei- ja Piirivalveamet õige koht, kui pöörduda. Ja siin kindlasti on meie valmis omalt poolt ministeeriumi vaates alati ka nõu ja jõuga aitama, et kes see kõige õigem instants on. Ja mul endal veel tekkis üks mõte ka siia sõites, et see nüüd on küsimus nagu üliõpilaste natuke ka ülikoolidele, et kas kui me räägime sellest samast vahendamisest või sellisest tudengi nõustusest olukorras, et kas see roll peaks olema pigem ülikoolil või üldsegi mõnes mõttes üliõpilase esindustel, kes on see vahendaja selles vaates, kes ütleb, et kuulab selle mure ära ja et kuhu sa võiksid sellega pöörduda, et mis on see hetk, millal minna PPA-sse, Politsei- ja Piirivalveametisse avaldust tegema, mis on see hetk, millal minna ülikooli ja mis on see hetk, millal sa pead lihtsalt inimesega kahekesi maha istuma, rääkima talle, mis on sinu jaoks aktsepteeritav, mis mitte. Et ma ei taha seda palli, kui see ära veeretada, aga ma lihtsalt kujutan ette, et kui me räägime ülikoolis, haridusasutustest, kogu sellest võrgustikust tervikuna, tegelikult me täna oleme rääkinud veel gümnaasiumitest ja põhikoolist ja kõigest muust, eks ole. Ja siis on ju selge, et see võrgustik on suhteliselt laiaulatuslik ja üleriigiline, et kõigil oleks, kelle poole pöörduda, et pole mõeldav, et see on üks hea administraator kuskil, eks ole, superministeeriumis, kes siis nüüd päringuid anonüümselt vastab, et pigem inimene, kes kohapeal konteksti tunneb ja teab seda olukorda ja võib-olla paneb ka kokku erinevaid kaebusi, erinevad tagasisidet, on tegelikult isegi parem nõuandja. Maet tahtis midagi öelda. Ma tahtsin selle meedia kohta lihtsalt lisada seda, et kuidagi on sellest ohvrist, ohvrit kuidagi süüdistatakse hästi palju, kui ta meediasse läheb, aga lihtsalt tahaks, et see oleks välja öeldud, et meediasse lähevad inimesed nagu kõige viimase võimalusena. Et kui sa mitte kuskilt abi ei saa ja sa nagu tunned, et ma pean selle saama ära rääkida, sest sellele asjale peab leiduma kuskil lahendus, vot siis minnakse meediasse, mitte sellepärast, et tahetakse ohvrina või ahistatuna või vägistatuna või niipalju kirjade saajana nagu kuulsust koguda, et see lihtsalt ei ole nii.
Ja muidugi siin tuleb meeles pidada, et ega meedia või ajakirjandus ja toimetused koosnevad ka inimestest, kellel on oma väärtustaust, kellel on oma lastetuba või see puudub siis ja kes tulevad ka mingist ajast. Ja see tähendab seda, et ega kõik informatsioon, mis toimetustesse tuleb, ei realiseeru paraku artiklitena, sest seal võib olla mõni tegevtoimetaja või peatoimetaja või kes iganes, kes on ise võimupositsioonil ja ütleb, et see ei ole mingi teema, et nii, kas on publikus ka küsimusi? Sealt keskelt üks. Tere! Nii, mul on küsimus kõigile panelistidele, mis loodetavasti on niisugune küsimus, millele saab ka üsna kiirelt vastata, et meil tuleks veel 10 minutit otsa. Küsimus põhimõtteliselt siuke, et kui oleks siis üks asi, mida te saaksite teha, kas siis A selleks, et ahistamisjuhtumeid ei juhtuks rohkem või B, et need saaksid karistatud, siis mis see üks meede oleks, mis te tahaks ära teha, kui nagu kogu maailma võim oleks nüüd teie käes ja te saaksite selle ära teha? Väga hea küsimus. Mis see üks meede oleks? Mis siis aitaks ahistamisest võitu saada? Alustame siis sealt otsast. Nüüd ma pean kohe tuju rikkuma, et nii nagu maailmas ikka, et ühest asjast ei aita kunagi selleks, et mingit süsteemset probleemi lahendada. Aga mis on üks konkreetne samm, et ma arvan, natuke ta kõlas siin samas Tallinna Ülikooli poolt, et kui iga haridusasutus lookski endale konkreetse usaldusisiku koostöös tudengkonnaga, et kes on see inimene, kes seda infot vahendab, kes on see inimene, kes Rainile mõtet edasi arendades ja Aadi oma, et ka ülikooli avaaktusel selgitab, mis on need väärt, mis on need murekohad ja kohe algusest peale on selge, kelle poole pöörduda. Et ma arvan, sellise inimese olemasolu ühest küljest aitab kindlasti ohvreid, teisest küljest distsiplineerib, mis on salata ka võimalik ahistajaid või neid inimesi, kes on mõjuvõime võiksid kuritarvitada. Nad teavad, et on olemas see institutsioon, teavad, et sellega tegeldakse ja mõnevõrra ka kindlasti pelgavad selle huviorbiiti sattumist. No ma olen täiesti nõus sellega, et ühte meedet on alati diktaatori volitustega võib igasuguseid hulle mõtteid pähe tulla, aga ühte meedet ei ole võimalik ju probleemil, mis on nii kompleksne lahendamiseks kasutada. Küll aga ma mõtleksin seda, et ma võib-olla, kellel majas on kõige rohkem võimu, kes kujundab ülikooli näo, et ma ei ole väga tähele pannud, et näiteks rektori valimistel kuidagi ahistamisteema oleks või isegi seesama soolise võrdõiguslikkuse teema oleks. Sallivuse teema kindlasti praegu veel meie rektori puhul on. Kas ta on ahistamisel sildi all seal? Ei vahel. Soolise võrdõiguslikkuse oma oli ka eelmistel rektori valimistel, kui ma õigesti mäletan. Ja, vähemalt üliõpilaste poolt tõstatud. No täpselt, et see võiks olla ikkagi nagu teema, kus rektori kandidaadid pannakse nagu väga selgelt vastu, et mis on teie väärtusruum, kuidas teie kavatsete selle teemaga tegeleda ja kui juba nagu nii-öelda peast hakkab see asi vaikselt allapoole valguma, küll ta saab siis, kui ta nagu tõsiselt võtab seda, siis küll ta saab siis ühel hetkel mõjutada nagu majas toimuvaid protsesse laiemalt. Ja lihtsalt üks väike mõte. No, eks nagu veits raske on midagi praegu nagu juurde öelda, et võib-olla ma nagu rõhutaks siis seda ennetuse aspekti ka, et kui meil need menetluskorrad loodakse ja kõik muu, meil on see volinikud võib-olla igal pool väga tore, et lihtsalt, et see jääks sellisele menetlustasemele, et see oleks kättesaadav, et see oleks proaktiivne, et tegelikult tegeletakse selle probleemiga ja muidugi kui mul oleks nagu maailmavõim ja selline utoopiline, siis ma ikka siseneksin kõikide inimeste peadesse ja lahendaksin ülejäänud ühiskonnas selle probleemi ka ära, aga ilmselt see polnud selle küsimuse tuum. Just see peadesse jõudmine on tegelikult, mul on siit hea minna, sest need meetmetest ma enne juba mainisin, et saatsin suure paberi ära 20 lehekülge kõiki meetmeid, aga ma kõige selle juures väga tihti on küsimus lõpuks kommunikatsioonis. Et me ülikoolis teeme väga palju väga toredaid asju ja tegelikult pingutame ka, et see inimesteni jõuaks nii siis ülikooli sisse, üliõpilastele kui ka välja, aga et ka see ettesaadetud küsimused või olid, et ma otsisin Tallinna Ülikooli veebilehelt ja ma kohe üldse ei leidnud mingisugust kohta, kust abi saada. Ma kohe vaatasin huviga, et kuidas siis üldse ei ole. Ja vaata, kui sa oled asja sees, et ma kohe klikkisin õpingud, kohe teine link on psühholoogiline nõustaja ja siis on meist
no kohe kõige esimene ülikoolil ja seal on eetikakomitee ja sealt edasi tulevad kõik need asjad, et tegelikult tihtipeale on palju asju olemas ja palju meetmeid võetud, aga need, kes päriselt seda vajavad, need ei tea. Ja see on kunst ja see ei puuduta ainult seda ühte ahistamisteemat. Ma lisan siia konteksti, et ma käisin Tallinna Ülikooli kodulehel otsimas, kui mind oleks ahistatud Tallinna Ülikooli tudengina, kuhu ma pöördun. Ja psühholoog tundus mulle kõige see loogilisem koht, kuhu minna ja psühholoogid tegutsevad, väga tore, aga neil seal töökirjelduses ei olnud seda sees iseenesest, et eetikakomiteed ma tõesti ei tulnud selle peale. No vot, et ma seda just tahtsingi öelda, et tegelikult kui me oleme asja sees, meile tunduvad kommunikeerijana asjad hästi iseenesest mõistetavad ja niipea, kui sa hakkad vaatama selle teise poole mõttemaailma, et siis see päris nii ei ole, et need märksõnad tõepoolest akadeemiline hea tava sisaldab seda soolist ahistamist, aga kui seda märksõna ei ole, ma olen õppinud, siis ei leia üles, järelikult tuleb kuskil hästi lähedale panna see sõna ahistamine ja diskrimineerimine, mis tõepoolest, ma ütlen ausalt, enda vaatenurgast tundub nagu pisut kohatu või miks me oleme kõik intelligentsed inimesed, räägime akadeemilisest heast tavast ja kõik oskavad sealt alt leida, ei leia, tean nüüd. Ja ma olen täiesti nõus, et soolise võrdõiguslikkuse kommunikatsioon on väga oluline asi. Me teeme seda iga päev Feministeeriumis, ma loodan, et meil on võimalus seda edasi teha. Et meil jätkub et see ahistamine, sooline võrdõiguslikkus on ju ikkagi üks asi mingist suuremast inimõiguste ja võrdsete õiguste pakist, et see internetis on selline ala või ma ei tea, Nelle kindlasti oskab paremini öelda, mis asi on, aga see on SEO, ühesõnaga märksõnade põhjal materjali üles leidmine, et pange see sinna Tallinna Ülikooli seosse see ahistamine, et see inimene leiaks selle eetika komisjoni lingi ülesse. Et mina igal juhul soovitan ka rohkem promoda võrdõiguslikkust ja seda, miks see on kasulik ja et võrdsed õigused ja feminism ei tegele ainult naiste õigustega ja naised ei ole ainukesed ahistatavad, et see on ikkagi süsteemne asi ja kuna see on süsteemne asi, siis on ka ülikooli asi, sest ülikoolid on ju eestvedavad teadusasutused, et mina igal juhul soovitan promoda soolist võrdõiguslikkust koos teiste võrdsete õigustega. Küsimusi? Seal on neid suisa mitu. Ma juba sain mikrofoni. Esiteks mul on hästi hea meel, et Katrin tõi välja kommunikatsiooni teema, sest et tudengina ja tudengi esindajana Tallinna Ülikoolis näiteks meie õppeosakonna kaudu jõudnud see infot kõige esimene kontakt, kuhu võiks pöörduda, on õppenõustajast. Tema sinu jaoks kõige lähedasem inimene selles mõttes, et kõige tõenäoliselt kui kõige usaldusväärsem, kui tudengiga midagi juhtub. Aga kas ütleme nüüd bakalaureuse näiteks esimese kursuse tudeng, kas ta päriselt teab seda, kas see info on temani jõudnud, kas ta teab, kus ta leida, see on kindlasti hästi suur probleem. Aga tegelikult ma tahtsin tulla selle võrdse kohtlemise voliniku teema juurde üleüldse nagu ülikoolide võimekuse juurde selle teemaga tegeleda. Et kas, kui Tallinna Ülikooli näitel võtta või kui keegi teab ka laiemas kontekstis, ma oleks väga tänulik, millal on lootust sellist isikut ülikoolist näha ja kas ja teades ka teaduse ja kõrghariduse rahastamise tausta, mis on nigel hetkel, et kas see tuleb ka siis millegi arvelt? Aitäh! Kõik tuleb millegi arvelt selles mõttes, et ega kopkaid üle ei jää, et see on see ja rahastus on säilinud, aga sellel tasemel, nagu ta on olnud, mis päriselus tähendab langemist, aga olulised asjad tuleb teha ja tegelikult see investeering sellistele ametikohtadele, nad ei pea isegi 1,0 olema meie kaalutlustel ja sellega on ka siis selles töörühmas, mida ma enne mainisin, eetikatöörühmas meil olnud üliõpilased ja ka ametiühingu liikmed isegi üsna varmalt nõus olnud, et see ei pea tähendama 1,0 ametikohta isegi,
et selles mõttes ma arvan, siin on pigem just seesama, et millisel hetkel, milliste sammudega me jõuame sinnamaani, et me saame selle kaasavalt selle jah, et meil on seda vaja, see on meile oluline ja raha taha pugeda sellistel puhkudel võib-olla ei ole eriti kohane. Kui võib-olla täiendaks seda, et siis selles mõttes on see ikkagi investeering, et meie uuring ja ilmselt ka uuring, mida tehtakse näiteks töötajaskonna seas, näitab seda, et üliõpilased on sunnitud ahistamise pärast ka sealhulgas katkestama, ülikooli vahetama, riiki vahetama, see tegelikult viib ülikoolilt ju raha ära meie praeguses kõrghariduse rahastussüsteemis ja töötajate hulgas on ilmselt samasuguseid näiteid ka, kuigi Eestis uuringut ei ole, eks ole. Et me kaotame raha algselt lühiajaliselt võib-olla ühest kohast, aga pikaajaliselt võidame ja see ei ole ainult väike võit nende arvelt, kes sealt katkestavad, eks ole, kuskil, vaid see on ju tegelikult organisatsiooni kultuuri areng ja see on palju laiem teema. Juba sa vastasid pool vastust ära, mis ma tahtsin ka öelda tegelikult, et üldiselt jah, alati soolisse võrdõiguslikkusse võrdsete võimaluste tagamisse panust on investeering, et see ei ole kunagi kulu, et see väljendub ettevõtluse, väljendub töökeskkonnas, kindlasti haridusvaldkonnas, see tõstab nii-öelda ülikooli enda ju ühest küljest konkurentsivõimet ka tudengkonna silmis ja kahtlemata panustab ühiskonna tervikuna, et seda näitavad ka rahvusvahelised uuringud, võrdleme siin Põhjamaad ja teistega, et see kindlasti ei ole kulu, see on tihti ka selline argument, et püütakse kasutada, et miks te sinna valdkonda raha panete, esiteks Eesti paneb sinna meeletult vähe ja teiseks kindlasti see tuleb tegelikult kaudselt tagasi kordades suurema, nagu see, mis siin investeerime. Aga see voliniku valimiseks mul tekkis üks mõte, ma nüüd lähen ülikooliga raksama, et ma tahtsin küsida seda, et kas te olete kaalunud ka seda, et selle valimine võiks käia niimoodi, nagu näiteks valivad ametiühingute seas töötajate usaldusühikut ehk valivad antud juhul siis näiteks tudengid ise selle isiku või siis, et see valimine oleks koos, nagu valitakse riiklikku lepitajat, et ongi ülikoolide esindaja ja üliõpilase esindaja, kes ühiselt kokku lepivad, et kes seda voliniku ametikohta täita võiks. Ja selle üle me arutlemegi nüüd, et niisuguste detailide üle, et see arutelu, et ta peab olema üsna sõltumatu, see on kogu aeg olnud ja eks meil on ka see kogemus, et kui tekitatakse sellised eetikakogud üsna väikeste üksuste sees, siis see tekitab tihtipeale rohkem paksu pahandust ja eetilisi probleeme, kui ta kasu toob, et ta peab ühest küljest olema piisavalt kaugel ja piisavalt siis jah, usaldusväärse mehhanismiga valitud, et kui rektor ta ise üksinda välja valib oma kabinetis 7 avalikule konkursile tulnud kandidaadi seast, siis ilmselt see ei hakka toimima. Palun. Aitäh. Ma siis esindan tudengite häält, olen 3. aasta doktorant, kohe järgmine nädal atesteerimine. Kui ma 2 aastat tagasi doktorantuuri astusin, siis meil oli orientatsioonipäev doktorantidele ja üks esimese asju, mida meile öeldi, et doktorantuur, parim aeg lapsi saada. Sel ajal te saate seda üksikema toetust või ka ükskõik kellega abielu saate. See oli, ma ütleks, teataval määral probleem. Nüüd, ma ei tea, 13 aastat tagasi, 14 aastat tagasi, kui ma astusin Eesti Kunstiakadeemiasse kunstiteadusesse, siis bakalaureuse taseme orientatsioonipäev. Meie osakonna juhataja, praegune rektor, ütles jällegi kunstiteadlastele, muinsuskaitsjatele, otsige endale siis ruttu see arhitektist mees, sest te olete kõik neiud ja ega te palka saama ei hakka. Ma tegin oma magistrikraadi Londoni ülikoolis. Seal ei räägitud perepoliitikast orientatsioonipäeval. See on üks hea asi. Aga ma käisin eelmisel aastal California ülikoolis Santa Cruzis ja seal algas iga uus kursus sellise sissejuhatusega, nagu kõik Eesti kursused ka üldiselt algavad. Ja sissejuhatuse üks põhiteema oligi, kuidas me omavahel suhtleme. Et ülikooli sees on tegelikult jah, see hea tava, aga iga kursus hakkab ka kokkuleppega, kuidas me omavahel suhtleme. Californias on see pilt tunnis natuke teistsugune, et inimesed on hästi erinevatest rahvustest, hästi erinevate vaimsete võimete, terviste, diagnoosidega, hästi erinevate kõiksuguste taustadega. Et Eestis on see kindlasti olnud pikka aega palju ühtsem, et tavaliselt tudengid on eestlased näiteks eestikeelsed. Et see on meil muutumas ja kindlasti see
ahistamise teema nagu seostub sellega, see tajumine. Aga näiteks mina mitte-heteroseksuaalse inimesena, kui ma kuulen, et tuleb jälle neid lapsi saada ja endale mingit meest otsida, kes peaks olema nagu rikkamast ja tuleviku mõttes rikkamast, perspektiivikamast osakonnast või et siis mul on nagu hästi suur probleem, et jälle ma ei saa nagu abielluda ju oma selle samast soost inimesega, et ühesõnaga hästi palju probleeme on, mis ülikoolis korraga tekivad, et mis on see kokkulepe, kuidas me seda kokkulepet teeme, ma arvan, et ülikool, ma Rain Kooliga nõus, peakski iga päev kommunikeerima, suhtlemine käib nii ja bakatudengi vahel, kes on täiesti nagu uues situatsioonis, on see veel eriti oluline, aga ka magistritudengitele ja paistab, et ka doktorantidele ja kui olen olnud õppejõud, siis olen kogenud õpilaste poolset ahistamist ja siis ma olen lihtsalt teistelt kolleegidelt pidanud küsima nõu, aga ma arvan, et õppejõul on palju lihtsam sellega toime tulla kui õpilasel, et võib-olla mul ongi, kui üldse küsida midagi, siis uuringute tegijad esindajalt, et what's next? Ahaa. Et kas mis päriselt juhtub või mis võiks juhtuda? Kas on juba näha seda järgmist sammu Tartu Ülikoolis? Ahaa, Tartu Ülikoolis nii spetsiifiliselt nagu on raske öelda, seal toimub asju küll, kohati natuke salajaselt võib-olla, et võiks natuke läbipaistvamalt selles mõttes, aga kui tuua mingi perspektiiv sisse, siis sellest ajast peale, kui mina näiteks bakalaureusesse astusin, on ikka märkimisväärseid samme tehtud, et näiteks sellel ajal, kui me seda uuringut tegime, mis oli pikk periood tegelikult, me rääkisime sellest aastal 2018 alustuseks, eks ole, teadlaskonnaga, kes meie poole pöördusid, et sellest ajast peale meie uuringus osalenud 6 ülikoolist 5 on igatahes mingeid samme juba teinud. Mis on kahetsusväärne, on see, et selle ennetuse osa juurde jõutakse ikkagi väga vähe, et me räägime alutusest sellest menetlust, vähemalt midagi, eks ole, sest kui mina astusin bakalaureusesse, siis tegelikult siis tol hetkel ei olnud veel mitte midagi ja see oli üsna hiljuti, olgem ausad. Aga mis edasi, et ma loodan, et siis soolise võrdõiguslikkuse nõukogu ikka annab väga tugevad soovitused ülikoolide tegutsemiseks, ülikoolid võtavad neid jube tõsiselt ja et ka üliõpilased seal juures nagu survestavad pidevalt selles mõttes, et me oleme ikkagi jõudnud natuke teistsugusesse olukorda, kus me olime, ma ei tea, 6 aastat tagasi, aga et me ühiskonnana jõuaksime veel ka sinna, et kõik need kommentaarid, millele sa viitasid, eks ole, et me saaksime aru, et need ongi need, mis seda soolist vägivalda tegelikult põhjustavad, sinna kahjuks on veel pikk maa minna, aga selles mõttes ma ei taha olla ikka kuri ülikoolide suhtes, tegelikult nagu ikkagi midagi toimub ja selle üle võib päris nagu uhke olla, aga lihtsalt tahaks togida seda sinnani, et sellele läheks edasi ka, et me ei jääks rahule sellega, mis meil on, sest et meil on ikkagi probleemid õhus ja probleemid on kogu aeg olnud, me praegu lihtsalt näeme neid esimest korda, näiteks kui uuring tuli või tuli see Pealtnägija lugu või mis meil tuli, siis meiega võtsid ühendust inimesed, kes tahtsid oma lugusid rääkida, need lood olid ikka väga erinevatest aegadest, osad ka nõukogude ajast, eks ole, et selles mõttes see pole mingi läänest sisse tulnud probleem või probleem, mis tuli välisüliõpilaste või välisõppejõudega, see probleem on kogu aeg olnud, lihtsalt esimest korda, võib-olla me importsime sellest selle, et me sellest räägime. Ja see on ainult positiivne. Nii, viimane küsimus, võtaks appi, siin eespool oli esimesena. Aitäh sulle, Helis. Mul on äärmiselt hea meel, et see diskussioon on tõstatunud ja on ka täna siin ja ma arvan, et Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esindajana mul on siit palju head kaasa võtta tagasi koju ja ka rakendada ning mul on väga hea meel, et minister siin tõi välja selle, et üliõpilasesindustel on siin oma roll. Tõepoolest, me oleme need, kelle poole tudeng peaks absoluutselt igas hetkes oskama ja saama pöörduda ning sellega me kindlasti saame ka tegeleda, et meie enda esindajad oskaks nende tudengitega siis edasi, kuhu suunata, kelle poole, mis hetkel. Küll aga ma lihtsalt tunnen, et siin on täna väga palju kriitikanooli lennanud Tartu Ülikooli suunas ja ma tahaks lihtsalt öelda, et esiteks oleme me kõige suuremad, mis tähendab seda, et see protsent, mis jõuab meediasse näiteks meilt on lihtsalt, protsent on sama, inimeste hulk, lihtsalt juhtumite hulk on ilmselt suurem. Ja tõepoolest see probleem on olnud meil, me ei väida, et seda ei juhtu meil majas, ma arvan, et juhtub meil, juhtub kõigil teistel ja selle probleemiga tegeletakse ja selles suhtes, et see, kui läbipaistev see protsess on, ma arvan, väga, väga subjektiivne hinnang.
küsimust rohkem ei olnudki, lihtsalt tahtsin välja tuua selle, et Tartu Ülikool tegelikult väga... Päästa Tartu Ülikooli maine, eks ole. Okei. Minul siiski on küsimus lõpetuseks, mis läheb kokku siin siis eelviimase küsijaga, mis puudutab seda, et me oleme täna rääkinud erinevatest meetmetest, mida tehakse juba, mida võiks teha, tulevad siin kokku erinevad seltskonnad, räägitakse, see kõik on väga tore, aga ajakirjanil ikka meeldib saada mingisugune vaade, sihtmärk, prognoos. Mis te arvate, millal on kõikides Eesti ülikoolides siis vastav isik, ametikandja, volinik, kes nende teemadega tegeleb? Julgete prognoosida? Ma võib-olla ikkagi, kuigi me tõime selle välja, et me teeme ettepaneku või oleme teinud ettepaneku see ametikoht luua, ma arvan, et siin oli enne ka see küsimus on võrgustikus. Selles mõttes, et me oleme inimestena nii erinevad ja ükskõik kui nurga taha või kui keskele või kui rektori tiivalt ära me selle ühe isiku paneme, tema nägu sellele, kes on kannatanud ja emotsionaalselt ei pruugi olla usaldusväärne või see, et selles mõttes me ka seal oma töörühmas ikkagi just püüdsime seda, et neid punkte oleks rohkem ja et see teadmine jõuaks, et ma tõepoolest võin pöörduda ja et meil on mingisugune kokkulepe, et see ei panda sotsiaalmeediasse homme, et kui ma lähen üliõpilasesindusse, kurdan seal oma asja, et siis homme leian ennast sealt Twitterist või kus nad käivad. et selles mõttes selline, see on just oluline, et neid minu jaoks ja me seal suutsime üksteist veenda, et oleks võimalus ka valida alates nendest samadest õppenõustajatest ja oma osakonna juhist, kui see on kuni siis kõigi vahepealseteni. Ja selleni võiksime jõuda küll, et see teadmine... Millal? Ei, kõigi ülikoolide eest ma ei julge aastat lubada. Aga Tallinna Ülikooli? Jõuame kevadeks. Aga ülejäänud, ma tahtsin tegelikult kõigilt seda küsida, et millal on see punkt, kui kaua võiks selleks aega kuluda, et ülikoolides on see isik või juhis paigas? Ma nii positiivset prognoosi ei julgeks teha, et kevadeks teistes ülikoolides ka midagi juhtub ja ega et kui see volinik on Tallinna ülikoolis olemas, ega siis ka see protsess lõpetatud ei ole loomulikult, eks ole, selles mõttes. Ja igasse kooli see võib-olla ei pruugigi sobida, et see üks inimene on, aga ma lihtsalt tahtsin kommenteerida seda nõustajate ja ma ei tea, muud inimeste, kelle poole võib pöörduda, et see ikkagi kaasab ka seda, et need inimesed peaksid olema ise ka teadlikud, mis asi üldse ahistamine on, eks ole, ja et neil võiks olla siis ka mingisugune ülikooli poolt pandud vastutus, ka selle üliõpilasele mingisugune konstruktiivne vastus sellele anda, eks ole, sest et seda me nägime uuringus küll, et pöörduti nii psühholoogide kui teiste inimeste poole, aga kuna need ametikandjad ei tunne seda vastutust, kuna neile pole seda tõesti öeldud, et see võiks olla teie ameti osa, siis sinna paika see ka jääb, ega see üliõpilane ennast sellest paremini ei tunne, vastupidi, ta tunneb, et tema on pöördunud ülikooli poole ja mitte keegi teda seal ei aita justkui, eks ole. No ja see oligi nende kogemus, on see, mis peaks muutuma, aga ühtegi aastaarvu ma ei julgeks selles mõttes öelda, et meil on ju tõesti käputäis ülikoole küll Eestis, mõned neist ka päris pisikesed, aga siis on meil veel terve hulk rakenduskõrgkoole, kus tegelikult temaatika on väga sarnane. Ma nüüd ülikoolide eelarveprotsessi ei tunne väga hästi, et seetõttu ratsionaalne osa minus ütleb, et ära kommenteeri nagu aastate tasandil. Aga asi, mille väga kiiresti saaks ära teha, on seesama väljaülene kokkulepe või kogu välja kokkulepe. Ülikoolide juhtkonnad võiks kokku tulla, vabalt omavahel kokku leppida, nulltolerantsis määratleda ära, tegelikult ei ole siin midagi määratleda, soolise ja seksuaalse ahistamise määratlused on täiesti olemas ja panna paika need majareeglid ühised ja teha ka kommunikatsiooniplaani ülesandeks kellelegi ja tõesti kas või iga nädal või vähemalt mõned korrad õppeaastas seda ka oma tudengitele ja loomulikult ka õppejõududele deklareerida ja seista nende sõnade taga. See ei nõua tegelikult isegi raha ja kui nüüd tekib mõte, et aga miks me peaksime ahistamist hakkama niimoodi eraldi nagu välja tooma, siis
kui selline mõte tekib ülikoolides, siis see on näide sellest, et probleemi lahendamisega ei olda ikkagi nagu valmis tegelema. Jah, ma liitun selle klubiga, kes ühtegi aastat ei ütle, aga loodan, et lähiajal. Ja olen hästi nõus sellega, et... Sa võid igale ülikoolile ju eraldi raha anda selle jaoks. Jaa, ikka, kohe homme. Aga selles mõttes, et selles vaates tõesti, kui neid koole on palju ja need suurused eelarved ja rahastamisskeemidki niivõrd erinevad ja need ükski ei lähe ka minu ministeeriumi alt, aga väga nõus olen sellega, et kui me räägime sellest raamistikku, siis selle võiks olla kiiremini teha ja see raamistik tõesti peaks olema selles vaates nagu ühtne, sest väga vähe on kasu sellest, kui iga ülikool sõnastab enda väärtused ja siis selgub, eks ole, et ühes ülikoolis sa võid mingid näljud, ühe teises ei tohi, ühes sa võid suhtes olla, teises ei tohi. Mõni õppejõud ka annab korraga loenguid mitmes koolis, peab siis arvestama, et ühest on nagu natuke rafineeritum, teisest ta tunneb ennast vabamalt ja sama kehtib ka siis tudengite kohta, kes koole vahetavad, et hea oleks siin kindlasti selline üle välja lähenemine, ühised kokkulepitud siis hea tava või kuidas me seda nimetame, eks ole. Ja selle hea tava üks punkt võiks olla siis sellise voliniku või siis selle vastava institutsiooni loomine, on ta siis voliniku näol või konkreetse persooni näol, kes sellest vastutab, et ei saa olla kedagi, kes ütleb, et mina ei tea, et see minu tööjuhendis ei ole, et vaatame edasi. Et millal siis see ahistamise probleem ülikoolides saab lõpliku lahenduse? Jah, ma ka ei oska öelda, aga ma ka kipun arvama seda, et see ühe inimese tööle võtme või ühe institutsiooni loomine on üks samm, aga ta ei saa ka, nagu feministeeriumilt ei saa küsida, et te olete saanud raha, miks meil on ikkagi nagu šoviniste ühiskonnas. Et see on pikem protsess ja see on see võrgustiku protsess, et minu meelest saaks ka igasuguseid katsetusi ülikoolis ju teha. Proovida näiteks mingi vabatahtliku teenistusena anda seda usaldusisikute võrgustiku mingit ülesannet üliõpilastele. Mingid praktikad selle alaselt teha, muidugi neid eelnevalt koolitades ja nii edasi. Et ma arvan, et nende asjadega saab mängida ja mõelda selle peale ja mingeid lahendusi ikka kindlasti pakkuda, kui see on teema, mis loeb. See on teema, mis loeb. Aitäh kõigile kuulajatele. Aitäh osalemast Arvamusfestivalil, siin laval kuulamast. Meie poolt on see kõik. Aitäh osalejatele.